Nüüd on veelgi selgem, et sõda Iraani vastu on lõplikult toonud samale mängulauale ka Venemaa ja Ukraina sõja. Need kaks sõda on nüüd omavahel seotud ja toimivad samade mehhanismide järgi. Need on nüüd laiemad ja ohtlikumad. Sellel 2026 aasta 30. märtsil hakkab see, mis varem tundus olevat kaks eraldiseisvat kriisi, nüüd toimima kui üks ja sama strateegiline mängulaud. Ühelt poolt jätkab Kiiev läbirääkimisi Riadi, Doha ja Abu Dhabiga, et müüa oma tegelikku kogemust droonitõrjes. Teiselt poolt on Moskva üha tihedamalt seotud Iraani jõupingutustega ning on teateid luureinfo jagamisest ja sõjalise abi saatmisest. Selle liikumise keskne joon on lihtne. Ida-Euroopa ja Lähis-Ida rindelõigud on hakanud otseselt ristuma. Tegelikult toimus kiire lähenemine Ukraina ja Saudi Araabia vahel, samal ajal kui piirkondlik kriis süvenes. Nii et 26. ja 28. märtsi vahel viibis Volodymyr Zelenski Saudi Araabias, Kataris ja Araabia Ühendemiraatides. Ja sellest visiidist sündisid kaitsealased koostöölepped, keskendudes rakettidele, mehitamata õhusõidukite vastastele süsteemidele ja tehnoloogiapartnerlusele. Venemaa ise teatas, et Ukraina on juba saatud üle 200 spetsialisti aitama Pärsia lahe riike droonirünnakutega võitlemisel. Liikumas on Kiiev ja Pärsia lahe monarhiad. See kõik toimub Lähis-Ida energia ja sõjalise kriisi südames. Ja kuidas seda tehakse, on pikkade lepingute, teadmiste ülekandmise ja kohese tehnilise toe kaudu. Selle muutuse tugevaim külg on see, et Ukraina ei ole enam ainult sõja ohver, vaid teda nähakse nüüd ka kui sõjalise lahenduse pakkujat. Pärast aastaid Iraani disainiga Vene droonide allatulistamist on Kiievis saanud praktilise, odava ja lahingus testitud kaitsenäidiseks. Reuters näitas täna, et Ukraina ettevõtted püüavad seda kogemust ekspordiks muuta, eriti just Pärsia lahe riikidele, kes tunnevad nüüd omal nahal Iraani droonide ohtu. Teisisõnu, see, mida Venemaa aitas levitada Euroopa lahinguväljal, tugevdas lõpuks Ukraina enda kaitsetööstust Lähis-Idas. See on plahvatuslik fakt, sest see muudab sõja rolli. See ei ole enam ainult hävitamine, vaid hakkab ümber korraldama liite, lepinguid ja sõjalisi sõltuvusi. Milline selle seose teine külg on veelgi pingelisem. Reuters avaldas 6. märtsil, et Venemaa varustab väidetavalt Iraani sihtandmetega, sealhulgas Ameerika Ühendriikide laevade ja lennukite asukohti piirkonnas. Ja viimastel päevadel on ilmunud teateid, et Ukraina sõjas kasutatud moderniseeritud droone võidakse saata Iraani. Süüdistus sai lisakaalu, kui Zelenski teatas 25. märtsil, et Kiievil on tõendeid selle kohta, et Vene luureandmed jõuavad jätkuvalt iraanlasteni. Siin selgub põhjus. Moskva jaoks tähendab kriisi pikendamine Lähis-Idas, et lääne sõjalised varud satuvad surve alla ja prioriteedid lähevad segamini. Ja see aitab veelgi hoida energiakandjate hindu kõrgel ajal, mil nafta on taas ülemaailmse šoki keskmes. See seletab, miks need kaks sõda hakkavad ühinema. Mitte sellepärast, et neist oleks saanud ametlikult üks lahing, vaid kuna need juba jagavad tehnoloogiat, strateegilisi huve, majanduslikku survet ja poliitilist mõju. Ukraina siseneb Pärsia lahe piirkonda kui kaitsepartner. Just nimelt seetõttu, et Iraanist on saanud reaalne oht nendele riikidele ja Venemaa süvendab oma sidemeid Teheraniga. Just nimelt seetõttu, et piirkondlik kriis aitab Ukraina rindel tähelepanu, ressursse ja fookust kõrvale juhtida. See ongi selle hetke kõige olulisem sõnum. Need, kes püüavad neid konflikte endiselt eraldiseisvate lugudena käsitleda, on juba ajast maha jäänud. See, mida me praegu näeme, on reaalne seos droonide, nafta, energiamarsruutide, kaitsetööstuse ja mõjuvõimu pärast peetava võitluse vahel. Ukraina sõda ei jäänud tahaplaanile, kui Lähis-Ida leekidesse lahvatas. See sõda põimus selle kriisiga ja kriis põimus sellesse.